Jällegi on siin rõõm olla. Natukene vaatan, kellele ma hakkan oma tunnistust rääkima. Ja tõesti täna olid väga head tunnistused, isiklikud ja nii suur rõõm, et meil on selline võimalus olemas rääkida Jumala tööst meie elus. Siin on koos täiesti imelised inimesed. Siin on Püha Vaim, kes liigub, Jeesus ja Jumala vägi. See tunnistus, mida ma tahan jagada, on Jumala imest, mis algas umbes 12 aastat tagasi. Ja see ime kestab veel. Ja ma näen seda ka tänapäeval. Umbes 12 aastat tagasi mulle diagnoositi skolioos, ehk siis on seljakõverus. Ja arstid, nende sõnul see oli progresseeruv skolioos, mida tuleks opereerida, sest et igasuguseid asju võib juhtuda, kui see läheb hullemaks. Ma olin siis 11-aastane ja ma juba sain aru, et ma ei taha, et minu sees oleksid mingid metallid. Ma ei ole selleks loodud. Ma ei ole loodud, et olla vangis. Ma olen loodud, et olla vaba. Ja muidugi ei taha opileelina sinu otsus ja sinu otsustuse võimalus, aga oli ka teine pool, et arstid hirmutasid, et sellel on halvad tagajärjed. Aga ikka otsus oli, et ma ei lähe opile. Ma olin selles kindel, aga see otsus ei tervendanud mind, et muidugi oli sees hirm, mis siis edasi saab, kuidas üldse elada sellega. Ja see otsus tõi muidugi endaga kaasa ka nutused ööd, enese pelgamist, komplekseid süvenevad. Samuti ka see probleem süvenes ja emotsionaalsed häired, usk valesse, mida saatan väga, väga hästi oskas minu pähe külvata, et ma ei sobi, siia maailma, et ma ei saa luua sõprust, ma ei saa armastust ja ma ei saa olla vastu võetud, sest ma ei ole nagu need sirgete rühiga inimesed. Ma olen vigane, ma olen defektiga. Ja see väga lõhkus minu minapilti. Aga õnneks on olemas Jumal. Ja ta külvas minu iseloomu sellist usku, lootust ja kangekaelsust. Ma olin kangekaelne oma probleemi suhtes, et selles peab olema lahendus, peab olema ju väljapääs. Et ta pani minusse lootuse, usu, mis vahel küll kustus, aga mitte kunagi see ei kustunud lõplikult. Ja ma lihtsalt pidin midagi tegema. Ma pidin suunama oma mõtted enese haletsusest lahenduse peale. Ja siis toimusidki need imed samm haaval paranemine. Ma ei teadnud täpselt, kas midagi hakkab muutuma või ei. Ma lihtsalt pidin
usaldama, ma lihtsalt pidin midagi tegema. Ja selle all, et ma pidin midagi tegema, selle all ma mõtlen, et pidin otsima, kes, kus või millised on võimalused. Ma pidin usaldama. Ja teate, iga inimene, kes oli minu teel selles probleemis, iga inimene, keda Jumal saatis minu ellu, kes suunas mind, kes suunas minu mõtteviisi. Need olid massöörid, need olid terapeudid, need olid füsioterapeudid. Nad juhatasid mind selle õigele teele. Ja see ei olnud ainult üksikud inimesed, see oli ka kogukond, see oli ka kirik. See Nõmme kogudus on ka minu imeosaline, sest ma mäletan, et kui ma tulin siia, siis oli Joel jutlustamas ja ta rääkis ka tervendamisest ja siis ma tulin siia ette, et minu eest palvetataks ja Joel palvetas minu eest. Ja ma mäletan uue aasta õhtut. Ma tulin ja esimest korda tunnistasin oma terviseprobleemist. Siis ma mäletan, kuidas Anton ja Merle Tuul palvetasid minu eest. Ja ma mäletan, võib-olla sina, Aldo, ka olid. Aga igastahes ma mäletan neid sõnu, et kui Jumal tervendab, siis ta tervendab täielikult. Ja minu eest palvetati. Ja tänaseks päevaks ma olen läbi selle usalduse teekonna jõudnud Jumalale nii lähedale. Nii lähedale, et saan teda tajuda. Ja see on kõige suurem kingitus. Tänapäeval, see, mis sünnib tänapäeval, on täiesti ime, sest et aitäh. Tänapäevaks ma töötan treenerina ja ma aitan teisi inimesi oma rühti parandada. Ja kui ma lihtsalt selle peale mõtlen, siis on uskumatu. Ma pole kunagi mõelnud, et minust saab treener, et ma saan olla kellegile eeskujuks. See on vapustav. Ja muidugi see oli samuti nii, et ma ei teinud midagi selle jaoks. Ma lihtsalt olin õigel ajal, õiges kohas, Jumala juhtimisel. Ma lihtsalt otsisin võimalust. Ma lihtsalt suunasin oma mõtted lahenduse poole. Ja Jumal juhtis. Jumal tegi kõik. Ja praegu Jumal töötab minu mõtteviisiga, et just siin, et kus asub see skolioosi juur. Ja Jumal tervendab mu mõtteviisi ja minu minapilti endast. See, millest ma iga päev teada saan,
on ime, kuna tänapäevaks ma juba kahtlustan, kas mul üldse see skolioos on olemas. Et minu vaimulikul Elinal seda ei ole.